Õnnetuse kohal Vana-Tapa maanteel on sellel teelõigul kiirus piiratud 30 kilomeetriga tunnis. Tegemist on kruusakattega teega suhteliselt Tapa sõjaväelinnaku juures. Teade õnnetusest saabus häirekeskusele kell 00.27. Sõjaväevärvides Mercedes Maastur oli sõitnud lauges kurvis välja otsa puule. Masin deformeerus õnnetuse tõttu täielikult. Kokkupõrke tagajärjel hukkus koha peal 27-aastane meesterahvas, kelle elu ei õnnestunud meedikutel koha peal päästa ja lisaks õnnetuse hetkel viibis sõidukis ka 23-aastane mees, kes sai raskelt viga ja kes lõpuks oli toimetatud kiirabi poolt haiglasse. Politseipatrull, kes esimesena kohale saabus, avastas koha pealt ka autost välja lennanud alkoholipudelid. Koha peal reageerinud politseipatrullid tuvastasid kannatanul alkoholijoove, kuid nii kannatanu kui ka hukkunu lõplik joove selgub ekspertiisi käigus. No pilte vaadates siis autovigastused olid ikkagi äärmiselt suured. Tegemist ei ole just mingisuguse papist maasturiga, et sellise kõrvalise kruusatee kohta oli ikkagi, võib juba ilma ekspertiisita öelda, et kiirus võis olla suur. Tõesti, kiirus võis olla suur, aga see lõplik kiirus, nagu ma ütlesin, selgub siis ekspertiisi käigus ja tegelikult liiklusõnnetus leidis aset libedal kruusateel, kus kiiruspiirang ongi 30 kilomeetrit tunnis. Nii hukkunu, kes oli roolis, kui ka teine autos olnud mees, olid mõlemad Scouts-pataljoni liikmed. Kuidas see võimalik on, et minnakse sellises olukorras lihtsalt autoga sõitma? Järeldusi me saame hakata tegema siis, kui me saame aru, mis toimus. Et praegu alles tund aega tagasi me tegelikult nende sõdurite kaaslastelt korjasime selgitusi, et taastada siis, mis täpselt eile õhtul ja öösel toimus ning kui nii tsiviilpolitsei kui ka sõjaväepolitsei on oma uurimised läbi viinud, siis me saame öelda, mis toimus ja hakata ka tegema mingeid järeldusi. Teadaolevalt on masinatel Kaitseväe territooriumil süütevõtmed kenasti ees ja selleks ei ole vaja erilist trikitamist, et autorooli sattuda. Kõigepealt on vaja aru saada, mis toimus, siis me saame ka öelda, mis vajab üleüldse muutmist. Aga mis te oskate öelda siis nüüdseks lahkunud ja ka teise kriitilises seisundis oleva sõduri kohta, et mis nende taust on? Mõlemad on aastaid pataljonis töötanud, on väga hinnatud kolleegid olnud ja kõigi jaoks on see suur šokk nii minu, meie teenistuskaaslaste kui ka loomulikult lähedaste jaoks. Nii et eelkõige on oluline keskenduda hetkel neile, teha uurijatele oma töö ja siis vaatame, mis on tulemused. Õnnetuse järgselt oli kahtlus, et masinas viibis rohkem reisijaid, selle tõttu korraldati peale õnnetust kohe lisaotsing, kuid see versioon ei leidnud kinnitust.